tänu vastuvõtule. Tänasele vastuvõtule on kutsutud meie tublimad ettevõtjad, kellel töötajaid vähemalt 2 või rohkem, ja samuti on kutsutud siia tublimad sportlased, kellele tahame samuti meie tunnustuse ja tänu üle anda. Me oleme ühise omavalitsusena tegutsenud juba 1,5 aastat. Selle aja jooksul oleme saanud vastu võtta enamust õigusakte, oleme tutvunud erinevate paikkondadega ja oleme saanud ühiselt läbi arutatud ka suure arengukava, mis peaks andma meile eesmärgid lähemateks aastateks. Ja mul on hea meel selle üle, et eelmisel aastal võttis volikogu vastu ka tunnustuse korra, kus tunnustada ja tänada erinevate valdkondade inimesi. Ja täna, nagu ma ütlesin juba, oleme siia kutsunud tublimad ettevõtjad ja samuti ka tublimad sportlased. Meid on täna tulnud tervitama oma tantsu sammudega Täksi noored ja nende tegevus sel aastal on viinud ka lauluga tantsupeole oma tublide saavutustega ja neid juhendab Anu Mikko. Kuides kindades sa tantsid, tundub nagu murekaos. Kuides kindades sa tantsid, rõõmu jätkub kõigi jaoks. Väike kingsepp on see, kes neid uhke kingid teeb, see vilent lööb, tehes rõõmsalt tööd. Vaatab pealt, kopsid istusid ja sealt sõitnud king. See on king, mis kingid, kes need kingad kord, küll jalga panna saab, seda veel ei tea, kes need kandma peab. Aga kindel on, et sellele, kes saab istud endal veel, lausub Ester mees. Kuides kindades sa tantsid, tundub nagu murekaos. Kuides kindades sa tantsid, rõõmu jätkub kõigi jaoks. Aga saabub kord päev, millal noormees neidu näeb, kes ta meeldib nii, et kõik rahu viib. Tihti nad õhtu eel käivad kõrvu, kui esteel üle vahtra huu, paistab tõuseb kuu. Ja siis mõtleb poiss, kui meeldiv oleks see, kui nad keerleks koos, tantsukiires poos. Mõeldud tehtud ning ta neiul paki teeb ning kingis viib, ise ütleme nii. Kuides kindades sa tantsid, tundub nagu murekaos. Kuides kindades sa tantsid, rõõmu jätkub kõigi jaoks. Kuides kindades sa tantsid, tundub nagu murekaos. Kuides kindades sa tantsid, rõõmu jätkub kõigi jaoks. Kõigepealt nii palju tahaks siiski öelda, et ma hiljaaegu juhtusin lugema Einar Ellermaa arvamusartiklit Õhtulehest, kus ta kirjutas, et mõnel inimesel, liikumisel, organisatsioonil või tegevusel on ainuüksi selle tegevusvaldkonna tõttu niivõrd hea kuvand, et tema elu siin on nagu lihtne selles ühiskonnas meil. Ja viimasel ajal näib olevat hea kuvand kõigil ja kõigel, kes püüavad midagi takistada või millegi vastu võidelda. Et nendel läheb alati hästi elus. Ja peale selle see tegevus on nagu väga lihtne, sest mitte midagi ei ole vaja tõestada. Piisab ainult väidetest. Ja Einar Ellermaa kirjutas, või meenutas õieti ühe ettevõtja hiljutist jahmatavalt kogemust, kus ta kohtus suvise Liiumaal ühe humanitaarist noormehega, kes väitis just seda sama, et tootmine iseenesest on oma aja ära elanud ja sellel ei ole või ei peaks olema meie ühiskonnas enam kohta.
äärmiselt ohtlik, kui sellised või analoogsed veendumused võtavad aina rohkem maad Eestis, aga mitte ainult Eestis, vaid igal pool mujal. Ja on päev selge, et ainuüksi selleks, et Hiiumaale saada, on vaja toota ehitusmaterjale, teedemasinaid, on vaja toota praame, on vaja ehitada maju, on vaja toota kütust ja nii edasi, aga aina rohkemad inimesed täna ilmselt ei saa aru või ei taha saada või ei vaegu looma enda jaoks tervikpilti meie ühiskonnast. Ja infokülluse ühiskonnas võetakse seda, mis tundub meeldivat või tundub usutav või mida sõber ütles, ja võetakse seda tõe pähe. Ja kõige ohtlikum on see, et kui sellised nii-öelda väljamõeldud tõed on veel läbi pikitud selliste tegelike või tõele vastavate faktidega, et siis iga inimene, kes loeb mingisugust täiesti väljamõeldud teooriat, siis ta tunneb ära üksikuid asju, mis tõesti tunduvad tõesed, ja siis ta tõenäoliselt väga kergesti usub ka kogu ülejäänud juttu, mis ei vasta tõele. Selline on meie ühiskond ja kui ma meenutan nagu ühe tõestuse sellele, siis oli Lapiku maa teooria pooldajatest. Üks mees oli ikkagi ära tõestanud, et see maakera tõepoolest on Lapik. Nimelt võttis ta enda lennukisse kaasa loodi, pani selle põlvede peale ja filmis mobiiltelefoniga kogu lennuaeg seda mulli seal keskel. Ja kuna lennuk eriti osakule või paremale ei keeranud, ainult läks üles ja siis tuli alla, siis mulli oli tõepoolest kogu aeg keskel. Ja see oli nagu piisav tõestus, et selle maakera on Lapik. Mingit kallutamist ei olnud. Ja nii edasi. Võib-olla ma ütleksin veel paar numbrit tegelikult värskest Swedbanka analüüsist, kus nad tõid välja, et töötlev tööstus on kõige suurem majandussektor Eestis, andes umbes 15% SKP-st ja pakub tööd viiendikule tööealisest elanikkonnast. Ja tööstus on Eesti riigi kõige olulisem sissetuleku allis, kas või tööstuse eksport, sest ekspordist läheb 72% Eestis toodetavatest kaupadest. Ja see on see allikas, kust tuleb raha sisse Eestisse. Võib-olla natukene ka puidust ja põllumajandusest, et mõlemad on sellised sektorid, mis paiknevad peamiselt Tallinnast ja Harjumaalt väljas, et ma natuke paremini olen kursis küll puidutööstuse numbritega, et metsa- ja puidutööstus pakub tööd 35 000 inimesele ja 85% nendest töökohtadest on väljaspool Tallinna ja Harjumaad ehk maapiirkondades. Ja põllumajanduse vastav number vist on 30 000 ja kui palju sellest nüüd väljaspool Harjumaad on, seda ma ei oska öelda, aga kindlasti ka oluline summa. Ja ühtekokku annavad nad kokku 10% kogu Eesti SKP-st ja vist umbes 40% töötleva tööstuse SKP-st. Nii et väga oluline tööandja, väga oluline maaelu hoidja ja veel on selline omapära, et mõlemad arvud on sellised, mis kasutavad toorainena kodumaist ja taastuvat ressurssi, ehk võib nimetada tegelikult biomajanduseks või biotoodeteks, mis saab olla parem ja ilusam, et mina küll ei tahaks, et see ära keelatakse. Aga mis üldse Eestisse puutub, siis minu arvates asjad meil väga roosilised ei ole, ma ei taha kedagi hirmutada, aga kui vaadata nagu jälle numbreid, siis Eesti eksport kasvas eelmine aasta 12%, mis on väga ilus suur kasv. Samal ajal meie 10 tähtsama ekspordipartnerriigi majandus kasvas ainult 22,1%, et tegelikult meie
kasvu on aina raskem ja raskem mahutada nendele peamistele sihtturgudele. Teine asi on väga kiire palgakasv, et meie palk kipub kasvama kiiremini kui lisandväärtus, ehk see tähendab, et seda palka makstakse tihti ettevõtete kasumi arvelt. Samal ajal me teame, et selleks, et ellu jääda, oleks vaja kõvasti investeerida lisandväärtuse kasvu ja efektiivsuse kasvu ning uutesse tehnoloogiatesse, aga kui me selle palgaks välja maksame, siis need võimalused on natukene kitsamad. Ja käesolev aasta on vist esimene aasta peale seda viimast suurt majanduskriisi, kus ettevõtjate endi ennustuste kohaselt investeeringud käesoleval aastal tootmisse on väiksemad, kui olid seda eelmisel aastal. Ja see on põhjustatud ebakindlusest, ebakindlus ongi just ebakindlus majanduskeskkonnas ja teine suur tegija on siin ka tööjõu nappus ja seda eriti just kvalifitseeritud tööjõu osas. Et ettevõtetel on palju laienemisplaane, aga tegelikult neil ei ole inimesi, kellega need laienemisplaane teostada. Kuidas sellest kõigist siis välja tulla? Raske öelda, et selles suhtes me ei ole kindlasti esimest korda selles olukorras, et kui vaadata jälle või tõmmata paralleele näiteks puidutööstusega, siis sarnased olukorrad on juhtunud Soomes, Rootsis, Norras, Saksamaal, kus on teatud hulk tooteid, mille tegemine on niivõrd tööjõumahukas, et mida sealsete kuludega ei ole mõistlik või ei ole võimalik enam konkurentsivõimeliselt teha. Ja see on põhjustanud teatud tootmise nihkumise välja Skandinaavia maadest, ka Saksamaalt. See on tegelikult see, mida meie täna naudime siin, et meie palgatasemed on ikkagi oluliselt väiksemad tänapäevast kui Skandinaavias ja me suudame teha tooteid ja müüa neid kallilt sinna samadesse Skandinaavia maadesse tagasi. Kui kaua me seda suudame teha, ei oska öelda, aga kui me suudame samal ajal investeerida kõige moodsamasse ja modernsemasse tehnoloogiasse ja tööviljakusse, siis ma usun, et see aeg võib piisavalt pikk olla. Aga teine probleem on muidugi riik ise, et Eesti riik on niivõrd väike, ainult 1,3 miljonit inimest. Riigi kulud avalikule sektorile on kuskil 40%. See on äärmiselt suur ja see põhjustab ametnikkonna või riigiaparaadi jätkuvat kasvu. Ja samal ajal meie elanikkond väheneb, meie elanikkond vananeb, Euroopa Liidu toetused vähenevad ja kaovad üldse ära. Ja riigi valitsemise kulud suurenevad, et selle kuidas hakkama saada, ei tea. Ilmselt seesama riigireform, millest siin aasta jooksul nüüd juttu oli, on nagu üks lahendus, et riik peaks ennast reformima, peaks kulusid kärpima ja samal ajal tegelikult vähendama ka seda ülereguleeritust, mis täna valitseb. See bürokraatia tegelikult selleks, et ettevõtja saaks oma plaane ellu viia, on muutunud niivõrd kulukaks ja ajamahukaks, et me ei suuda konkureerida enam ei naabermaadega ega veel efektiivsemate maadega. Et see riigireform on üks väga oluline osa kindlasti. Ja väga oluline osa selles on ka tegelikult poliitiline tahe ja ka poliitikute julgus selleks, et teha suuri ja väga olulisi otsuseid. Ei tohiks tegelikult poliitikud karta olla ebapopulaarsed, aga selle väga tihedate valimistsüklite tõttu ja muudel populistlikel kaalutlustel täna see nii ei ole. Tegelikult poliitiku jaoks on kõige tähtsam hääled ja alles siis vaadatakse, et millega peal tegeleda saab, ilma neid hääli kaotamata. Mõnes mõttes on see ka loomulik, et kui poliitik võimul ei ole ilma häälteta, siis ta ei saa ka oma mingisugust programmi teostada, aga tänapäeval see tegelikult kartlikkus või nimetus on kindlasti üheks suureks takistuseks.
Ja no võib-olla on ka tegelikult veel nagu minu arust nagu maksuteemasid asju, et kui Eesti alustas kunagi 90. alguses uuesti omariiklusega, siis olid paljud seadused selleks, et lahti rebida nagu sellest nõukogude taagast ja sotsialistlikust majandusest ja paljud otsused olid nagu õiged. Aga tegelikult täna kas või see, et Eestis ei ole tulumaksu, kas või see, et Eestis ei laeku kohalikule omavalitsusele seda tulumaksu, on minu arvates väga oluliseks takistavaks teguriks ettevõtluse arengusest, et omavalitsus ei ole huvitatud. Omavalitsuse ülesanne on tegeleda kulutamisega eelarvelise asutusena, mitte muretseda enda kulubaasi pärast, aga tegelikult peaks olema vastupidine. Ja kui see oleks vastupidine, siis ma arvan, et meil ettevõtjatel oleks ka oma asju palju kergem ajada. Võib-olla nii palju veel tahaks öelda, et ma olen Eestis ja väljaspool Eestit ajanud päris mitmel kohal asju omavalitsustega ja mul on suhteliselt vedanud, et ilma selle sama otsese tuluta omavalitsustele omavalitsused on üldiselt väga soosivad ja üldiselt on need omavalitsused väga soosivad maapiirkondades. Oli omal ajal Imaveres, oli Kundas ja on siin Suure-Jaanis olnud ja ainuke ebameeldiv kogemus on Tallinnat ümbritsevates valdades. Aga nende mõttemaailm ongi natuke teistmoodi. Väikse paralleeli võin tõmmata ka Soomega, et hiljaaegu uurisime võimalust teha küllaltki suur investeering Soome ja kohalik omavalitsus tuli seal igatepidi appi, nad tulid suure seltskonnaga näitama kõiki neid maid, mida nad saaksid meile pakkuda ja ütlesid, et kui me ei leia sealt midagi, siis otsigu maa välja ja nad sundvõõrandavad selle. No, see on küll päris selline ekstreemne teguviis, aga see näitab seda, et see võimalus neil on. Ja lisaks sellele lubasid nad tuua sinna ehitada teed, tuua elektri, teha platsi, kui tahame siis ka ära asfalteerida selle ja kui tahame siis ka hooned peale ehitada. Loomulikult see tuleks ettevõtjal kinni maksta teatud aastate jooksul, aga tähendab seda, et see ettevõtja poolt see algne kapital ei pea üldse olema nii suur, tehes kõiki nagu kohe oma rahast. Et Eestil on ikkagist väga pikk maa minna ja teisest küljest jälle, kuna meie omavalitsustel sellist tulubaasi pole, siis ei ole meie omavalitsustel midagi sarnast võimalik ka pakkuda kahjuks. Sest viib pean veelile last kui
hea on võrrelda ka meid naabritega. Siia on pandud naaberomavalitsused, Mulgi vald, Põhja-Sakala, Viljandi, Türi ja Tori vald. Ja kui me vaatasime, siis need andmed on võetud nüüd 2019. aasta märtsikuus ja siin on toodud tegevusala. Ja kui vaadata nüüd Põhja-Sakala valda, siis meil kõige suurem valdkond ongi siis põllumajandus, metsandus ja siis selle järel on kohe töötlev tööstus. Ja kui me vaatame naaberomavalitsuste juures, siis meil on see ettevõtete arv ikkagi nii-öelda seal alla 200, aga teistel on siis nii-öelda 300 juures üle 300. Et see on nende nii-öelda arvude põhjal. Aga kui me vaatame nüüd edasi töötajate arv Viia valla peamistes ettevõtetes, valdkondades, siis me näeme ära seda, et meil peamised tööandjad on siis töötlev tööstus, kus on siis nii-öelda toodud välja 433 töökohta ja seejärel tuleb juba siis põllumajandus ja metsandus. Need 2 valdkonda ja kolmandana peaks tegelikult tulema siis välja ehitus. Et need on need peamised meie valla suuremad tööandjad. Ja siin võib vaadata võrrelda ka naaberomavalitsusega, aga ma arvan, et see ei ole tänase kõige tähtsam teema. Siis keskmised palgad 5 omavalitsuses tõime ka välja ja kui 15 kuud tagasi oli Põhja-Sakala vald keskmise palgana kõige madalamas, siis keskmine palk on kasvanud ja on siis märtsis sel aastal jõudnud natukene ette Mulgi vallast. Aga ega seal nüüd see vahe väga suur ei ole, 859 eurot ja selle juurde jääb siis tegelikult Viljandi vald ja jääb ka Tori vald. Natukene üleval pool on Türi vald. Türi vald peaks olema see kõige üleval joones. Ja aasta lõpus näete siis makstakse arvatavasti ikkagi preemiaid, tulemustasusid ja sel ajal on siis palgad päris hüppeliselt kasvanud. Siis veel toodud võrdlustabel ja siin me võime siis vaadata tegelikult, millistes teiste omavalitsustega, millistes sektorites on siis kõrgemad palgad. Ja kui me vaatame siis välja tooduna, Põhja-Sakala vald on see pruunika värvusega, siis me näeme ära, et meie palgad on kõrgemad põllumajanduses ja samuti on kõrgemad tööstuses. Nii et nendes valdkondades on meie keskmised palgad ikkagi naaberomavalitsusest ja Eesti keskmisest kõrgem. Iseenesest on see väga hea tulemus ja väga hea näitaja. Ja ega siis ka ehituses on kuskil 90% ligi see palkade tase, seal kõrgem ei ole, aga kui me vaatame siis taristu ja siis oli ka kindlasti majutus ja toitlustused, need on väiksed. Aga mis üllatav on? Üllatav see, kui me vaatame ekspordist oli siin täna juba juttu, siis vaadates meie naabreid, siis naabritega võrreldes on Põhja-Sakala valla ekspordi tulemused oluliselt paremad kui Viljandi vallas, kui Türi vallas ja samuti ka Mulgi vallas. Nii et me võime olla oma töötleva tööstuse ettevõtete üle, kes siis päris palju ekspordivad ja toovad siis mitte ainult meie oma vallale, vaid ka kogu riigile tulu. Nüüd see oli siis nende andmete statistiline selline väike kokkuvõte, aga nüüd ettevõtjate küsitlus. Ettevõtjate küsitlus kõigepealt hõlmas või jaotati siis 3 rühma ja me tahtsime teada saada, kuidas te olete rahul meie taristuga, see puudutab siis vesikanalisatsioon, teed, samuti interneti mobiililevi. Siis teine valdkond puudutas ettevõttega seotud probleeme. See on see, et kas ettevõttel on siis töötajad, on spetsialistide puudus ja kõik need asjad siis oli käsitletud teises plokis. Ja kolmandana vaatasime siis riik, kohalik omavalitsus, kogukond, kui kiiresti suudetakse reageerida planeeringutele, kui kiiresti kõik see menetlusprotsess käib ja seal said siis vastajad tegeleda nende küsimustega.
Ja kui me vaatasime üldiselt, siin on nüüd see, et mida väiksem on nii-öelda number, seda tõsisem on probleem ja mida kõrgem on see punkt, seda parem tulemus. Kui vaadata neid asju, siis kui me seda esimene plokk on hallivärviga toodud, kus oli siis taristu küsimused, siis kõige rohkem ettevõtjate jaoks oli mureks teede küsimus. Ja tegelikult ega ettevõtjate ei huvita, kas see tee on eratee, on see riigitee või on omavalitsuse tee, tema peab selle tee peal sõitma ja tegelikult siis teede küsimus oli kõige teravam küsimus ja sai siis nii-öelda 2,8 punkti 5 punkti süsteemist. Ja ettevõtjate jaoks siis teise probleemina tuli mobiililevi ja internet. Et selles mõttes üllatav oli see, et väga rahulolematud olid meie ettevõtted ikkagi siis ka selle sama interneti ja mobiiliga. Tegelikult mobiiliettevõtted tegutsevad aktiivselt, laiendavad, arendavad, aga ettevõtted sellega tegelikult rahul ei ole. Ja kui nüüd vaadata seda teist plokki, mis on ettevõttega seotud, siis ettevõtete juures oli nüüd kõige rohkem välja toodud see, et ettevõtetel napib vahendeid selleks, et teha investeeringuid. See oli toodud 2,6 punkti ja järgnes siis see, et on puudus spetsialistest, nii nagu enne kui Margus koha võttis välja, et tegelikult meie ettevõtted vajavad tublisid juhte, tublisid spetsialiste ja ka muidugi siis järgneb tööliste probleem. Nii, ja kui me vaatasime KOV-i poolt, siis oli väga hea meel selle üle, et välja oli toodud, et asjaajamine kohalikus omavalitsuses on nagu siis positiivne, et tegelikult oli see hindele 3,8 hinnatud, mis on nii-öelda väga hea tulemus. Ja oli ka toodud välja seesama, et planeeringute menetlemine käib suhteliselt kiiresti, samuti ka nii-öelda need ehituslubade menetlemine, et kogu see protsess on tegelikult siis olnud positiivne. Ja kogukondadega koostöö, kogukondade toetamine, ka need olid välja toodud, põhimõtteliselt olid päris head hinnangud. Me vaatasime või jagasime need ettevõtted, mikroettevõtted meil oli päris palju ja jagasime need siis nii-öelda veel väiksemateks ja natukene suuremateks mikroettevõteteks 1 või 2 ja siis teised on väikeettevõtted. See on nii nagu on see meie tänase Eesti jaotus ettevõtete hulgas. Ja siis kui me vaatasime seda, et kõige hullem olukord või kõige kriitilisemalt hindasid interneti väikeettevõtted ja on toodud siis nii-öelda lausa 1,5 punkti. Aga kõige paremini oli siis nii-öelda vesikanalisatsioon ja samuti ka maa küsimust nii-öelda, et ettevõtte vajaks täiendavat maad. Ka seda nii-öelda ei olnud siis välja toodud, et on täiesti need asjad lahendatud. Ja selles mõttes on tegelikult hea meel, et valla kõik endised omavalitsused on päris palju investeerinud veekanali projektidesse ja tegelikult piirkondades peaks seda olema lahendatud. Aga jällegi siis teed on päris nii-öelda tõsine probleem. Ja probleemid ettepanekud, et neid tuli ka päris palju ja ütleme ausalt öelda, et ega siis olid ka mõned kriitilised märkused, tuleb seda tunnistada ja vaatame, mis siia olen tegemata tõusas. Et see minimaalne koostöö suurettevõtjatega, kõrgepalgaliste töötajate paikseks jäämine. Vald eelistab pigem väljaspoolt tulnud juhtivtöötajad allasutustes ja teenuseid ostetakse pigem väljaspool valda tegutsevate ettevõtjate käest. Ma arvan, et siin on meil valdkond, millega me peame tegelema. Üks asi, mis meie jaoks on päris kriitiline ja tõsine teema, on see, et meil on avaliku rahaga omad ettepanekud, omad korrad, mis peavad olema ja me ei tohi päris nii-öelda siis suvalist teenuseid osta. Me peame neid hankeid korraldama. Ja sellest lähtuvalt on ka siis see, aga loomulikult riik muudab oma seadusi, ka meie saame omad ettepanekud teha ja tegelikult miks mitte, kui hind ja kvaliteet on sama kui väljaspoolt tulevad, miks mitte siis kas siis küttepuude või mingi muu asja teenust, transporditeenust, siis osta pigem ikkagi oma ettevõtete käest. Me oleme kindlasti seda meelt, aga kuidas need asjad kõik välja kukkunud, alati seda ei tea. Nii, teed. Jah, on ka kirjas välja toodud, et teed peaksid see sama teema peaks olema palju olulisem, kui seda on täna välja toodud. Ja
on ka toodud välja ikkagi positiivseid märkusi, et ettevõtjaid on tunnustatud, see on oluline, ja tegelikult siis ettevõtjate märkamine ja samuti ka on siis toodud välja see, et koolide küsimus. Et ega siis seesama küsimus, nii nagu ettevõtja peab vaatama seda, et kas ta saab igat investeeringut teha, see peab mingil määral ära tasuma. Ja täna oli ka juttu see, et meie teenused, mida kohalik omavalitsus osutab, lähevad järjest kallimaks. Täna ühinemise tulemusel on ikkagi see olukord, et need teenused natukene lähevad odavamaks, sellepärast, et neid ametnikke, neid spetsialiste on vähem ja need siis nii-öelda sellega peaks teenuse hinka langema. Aga on toodud välja just, et sama kooliteemad. Ma arvan, et nende kooliteemadega on palju räägitud ja varjatud ja seesama Suureni piirkonnaski on täna need lahendused leitud, et me oleme saavutanud sellise kokkuleppe kogukondadega, et me võime jätkata tänase olukorraga ja ei peaks olema enam neid probleeme nii palju. See on tekitanud pinti kogukondade, omavalitsuse, volikogu vahel, aga need samad asjad vajavad lahendamist. Nii, ja ongi selline väike lühikene kokkuvõte sellest. Kindlasti need samad märkused, mida me kõiki siia ei jõudnud välja tuua, me nii-öelda arutame, kaardistame need läbi ja kindlasti, mida on võimalik, me nii-öelda siis rakendame ja võtame oma tegevuse aluseks. Põhja-Sakala valla 2000
2018 aasta parim meessportlane. U20 Eesti ja Soome ühised meistrivõistlused avamaaduses, teine koht. Üliõpilaste Eesti meistrivõistlused Kreeka-Rooma maaduses, kolmas koht. On häid tulemusi saavutanud ka Sisekaitseakadeemia meistrivõistlustel kergejõustikus ja sulgpallis. Kevin Aas, palun. Põhja-Sakala valla 2018 aasta parim naissportlane. Eesti meistrivõistlused Poolas, kvalifikatsioon 4. koht. Olümpiarajal 17. koht. Teenis Eestis Euroopa mängude pääsme. Eesti sisemeistrivõistluste saavutas 1. koha ja Eesti meistritiitli. Eesti meistrivõistluste saavutas kvalifikatsiooni 1. koha ja olümpiaringis 2. koha. Eesti sisekarikavõistluse 1. koht ja Eesti rekordi kordamine 2018 aasta Viljandimaa parim naissportlane Laura Nurmsalu. Põhja-Sakala valla 2018 aasta parim noorsportlane poiste arvestuses. Võitnud 3 korda Nubluks Nabiks seeriavõistluse üldarvestuse ja noorte karikasarja üldarvestuse. Mitmeid kordi kroonitud Baltimaade meistriks, Küllo Kõivu mälestusvõistluse mitmekordne meister, võitnud Maalehe maadlusturniiri, toonud koju medaleid ja karikaid nii Lätis kui Soomes peetud võistlustel. Keiro Asu. Põhja-Sakala valla 2018 aasta parim noorsportlane tüdrukute arvestuses. Eesti sisemeistrivõistluste pronksmedal, Eesti karikavõistluste esikoht, Eesti sisekarikavõistluste esikoht, Eesti maastikuvibu sisemeistrivõistluste kuldmedal, Eesti maastikuvibu karikavõistluste etappidel 1 esi- ja 1 kolmas koht. Anette Talviste. Põhja-Sakala valla 2018 aasta parim võistkond võitis 3. liiga lõunapiirkonna, tõustes seeläbi järgmisele hooajal teise liigasse. Hooajal 2018 aasta 3. liiga üldvõitja. Nii kõrgele tasemele pole meie vallas pikka aega ükski jalgpallivõistkond jõudnud. Põhja-Sakala jalgpallimeeskond. Põhja-Sakala valla 2018 aasta parim treener. Tema käe all treenib üle 100 jalgpallurit. Nendest on 2018 aasta jõudnud erinevate vanuste koondistesse 9 mängijat. Osales hooajal 2018 Eesti meistrivõistlustel 7 võistkonnaga. Naiste esiliigas jõuti meistriliiga ülemineku mängudele. Meeste 3. liigas tuldi 3. liiga võitjaks. 2018 aasta korraldas ja viis läbi üle 10 rahvusvahelise turniiri. Sergei Vassiljev. Põhja-Sakala valla 2018 aasta spordiedendaja. Aktiivse spordiinimesena korraldab ta 1984. aastast Täksi järvejooksu. Viimastel aastatel on osalejate arv hüppeliselt kasvanud. Ta on abiks Leholo Lembitu mängude korraldamisel ja tegev vallas toimuvates spordivõistluste kohtunikuna. 2012. aastast on tema hooldada Täksi valgustatud suusarajad. Ta on ka ise kõva spordimees, paljukordne meister ja väga edukas veteranide rahvusvahelistel võistlustel. Margus Mikko.
Ettevõte on vallas kogukonna ürituste eestvedajaks, osalenud ja toetanud suuremaid piirkonna ettevõtmisi. Sõbralik, rõõmsameelne, vastutulelik valla külalistele ja ekskursioonide tubli vastuvõtja. Alati läbimõeldud ja huvitava programmiga tutvustab oma ettevõtmisi. Tõeline valla tutvustaja. Tegutsenud vallas ja 14 aastat. Ettevõtte ei aja taga suurt kasumit, vaid keskendub kogukonna tööle. Osaühing Eesti Valgus. Ettevõttele, kes on asutanud koostöös vallaga ühisettevõtte korterelamu ehitamiseks, suurim tööandja Kõo piirkonnas, Äripäeva põllumajandustootjate topis, 3. koht aastal 2018, Paikkonnaelu toetaja, alati avatud ustega külalistele ja valla noortele, on tegutsenud aastast 1996, keskmine kuutasu on kõrgem maakonna keskmisest. Ettevõte on pidevalt investeerinud uude tehnoloogiasse ja uute tootmishoonete ehitamisse ja koostööpartner vallale Mangen PM OÜ. Aitäh kõikidele ettevõtjatele, aitäh tublidele sportlastele ja nüüd olete palutud meie hüva kraami maitsma. Aitäh!